siis ma hakkasin mängima, see on näitemäng tegelikult. Ehitasin endale kuvandi, bravuuritar, skandaalitar ja siis varjusin nagu selle taha. Ehk siis inimestel tekkiski selline tunne, et see on ju Anu Saagim. Ma võtan tasuta, ma ütlen, et andke mulle Anu Saagim. Ja ma tunnen, et mul on täpselt see vanaema, see geen sees. Ja ma et küll ma tulen järgmine kord maksan ära. Ja ongi nii ja nad annavadki. Aga kui sa tunned, et sind ikkagi füüsiliselt, mentaalselt vägistatakse, mina nimetan seda selleks, siis see on kohutav. Ühesõnaga see suhtumine nagu, et no las ta siis läheb, no mis siis on, no mis siis juhtub, ei juhtu midagi, kõik läheb, elu läheb normaalselt edasi. Mismoodi alustasid, mismoodi elad, mismoodi kannad ja mismoodi tuleb sellest kõigest kuulete juba meie Denim Dreami sõpradelt meie uuest podcastist Mismoodi. Tšau, kallid kuulajad ja tere tulemast, hea publik siia Dream Cafeesse, meie armsasse Denim Dreami keskusesse, kus me täna teeme täiesti esmakordselt siis oma podcasti niimoodi live salvestusena ja vestlusõhtuna. Ja teie saate samal ajal nautida head Dream Cafe toitu ja tänase külalise auks kindlasti ka pokaali kihisevat võtta. Ja kuna märtsikuu on ikkagi naistekuu, siis me tõepoolest oleme kutsunud täna saatesse tõelise naiseeskuju, keda väga-väga paljud kindlasti armastavad, aga ilmselt on ka neid, kes kadestavad. Aga kohe kindlasti ei jäta tema ilu, tema teod ja väljaütlemised mitte kedagi külmaks. Nii et tere tulemas saatesse Anu Saagim. Miau! Teeme aplausi muidugi. Ma teen ise endale ka aplausi. Tead, Anu, ma ütlen sulle täiesti ausalt, et kui see märtsi alguses mulle ei öeldi, et nii, nüüd see asi on lukus, live tuleb, esimene live, Anu Saagim. Ja mul oli ikka korraks tõesti, ma olin niimoodi, appi, Anu Saagim on esimene külaline või. Aga siis mulle tuli meelde, et eelmine aasta ma helistasin sulle ja ma otsisin su numbri välja, me tahtsime siin märtsikuu saatesse, samamoodi naistekuu saatesse kutsuda. Ma kogusin hästi palju julgust, mingi nii, et see kõne ära, helistan, tere, mina olen Marilyn, Denim Dreamist. Ja see, kuidas sa mind nagu vastu selles kõnes võtsid, kuidas me ei saanud seda kuupäeva tol ajal paika, sa läksid vist reisile või midagi oli. Aga see... Tegelikult ma saatsin su kuu peale. No ühesõnaga, saatis mu kuu peale, me ei saanud seda kuupäeva paika, aga see, kuidas sa seal kõnes olid pärast, et tead, kullakene, ära muretse, me leiame selle kuupäeva, sina helista mulle, aga julgelt küll me selle episoodi ära teeme ja me leiame selle aja. Ja tead, ma olin täiesti niimoodi, et vau, et see Anu, kes võib-olla mul on tundunud, et see oli hoopis soojem ja armsam vastuvõtt, kui ma oleks üldse oodanud. Nii et tegelikult mul on väga hea meel sinuga seda esimest laivi teha ja aitäh sulle, et sa tulid. Aitäh, et sa kutsusid ja ei jätnud jonni. Ei jätnud jonni, just. No... kuna see naistekuu teema on siin see põhiteema täna siin, kuigi märts saab kohe läbi, siis esimene küsimus võib-olla ongi kohe see, sina kui meie, nagu ma ütlesin, naiseeskuju, mida iga naine saab teha selleks, et olla naiselik? Ükskõik milline naine ta on, ükskõik kus ta tuleb, milline ta välja näeb, mis on see naiselikkuse põhielement sinu jaoks? Issand, milline küsimus, nii lai küsimus. Ma saan aru, et sa esitad selle nüüd ära, nüüd sa võid visata sinna siruli ja las ta hakkab rääkima. Oh my god, te teate ise väga hästi, milline on naiselik naine, et just täpselt selline, keda te imetlete ja vaatate võib-olla filmidest, võib-olla kuskil moelaval, tänaval, ta hakkab silma, sa võid ju kohe välja nokkida mingi inimese ja öelda, ta on väga naiselik, aga milles see võti on või kuidas seda defineerida, me ei tea mitte keegi seda päriselt ka. See kas on või see ei ole, see X-faktor on või ei ole. Aga mis sa arvad, mis sinu see X-faktor on? Ja ma ei arvagi endast väga palju. Sest et vaata, minuga on see, mis sa ütlesid, paljud armastavad mind, aga mind ka palju vihatakse. Mina ei öelnud vihatakse. Ei, mina ütlen, et vihatakse, sa ei julgenud seda öelda lihtsalt. Et
et ega mind palju ei seedita ka, et näo ees ollakse sellised meeldivad alati ja sõbralikud ja toredad. Aga no ma tean, inimesed ikkagi teevad sellise kannapöörde ja selja taga räägitakse paljusid põnevaid asju minust. Aga see on täiesti okei, sest ma ise olen samasugune. Ma vahel panen teiste naiste puhul tähele, eriti nende puhul, keda ma natuke kadestan või kes on natuke, ma tunnen, et nad on minust peajagu nagu üleval pool, siis ma tean, et mul kripeldab sees ja täiesti tahtmatult vahel võib mul tulla isegi sõbrannade keskel või võhivõõrastega, et selle sama naise kohta ma ütlen midagi väga ma ei ütle vastikud, ma ei ütle, et ta on loll või idioot või no okei, ma olen seda ka öelnud siis, kui ma noorem olin, aga ma kuidagi kavalalt koogin sealt mingisuguse asja ja ütlen seda sellises vaniiljakastmes näiteks. Aga tegelikult see on vastik, mida ma ütlen ja nii edasi ja nii edasi. Et naised sellised, me oleme midagi pole teha. Mina olen oma igasugused solgiämbrid juba kätte saanud, omale paksu naha kasvatanud ja saan sellega hakkama. Aga paljud ei saa hakkama ja vaat siin ongi huvitav dilemma. Nüüd sa küsisid, et mis teeb naisest naiselikku. See on nii raske teema, sest kui ma mõtlen ennast 20 aastat tagasi, kui ma võib-olla siia komeedina lendasin siia kuulsuste taevas, siis ma ei ole üldse kuulus appi, mida ma siin seletan. Et siis ma tegin ka igasuguseid asju ja need ei olnud sugugi sellised naiselikud asjad, need olid labased asjad ka tihti peale. Ja ma mõtlen ise täna, et kuidas ma olen suutnud nendest asjadest nagu läbi loovida. Sellepärast, et sa võid teha 1 korra, 2 korda, maks 3 korda, astuda ämbrisse. Aga kui sa teed seda liiga tihti ja liiga palju, siis sa jäädki sinna solgi ämbrisse. Ja siin on, ma ei tea, kuidas ma olen sealt suutnud nagu välja tulla ja ma ise vahel hirmuga mõtlen, et kas ma ükskord jälle kukun kuhugi sopa auku, et teen midagi täiesti mõttetut ja rõvedat ja ebanaiselikku. Me räägime naiselikkusest, eks ole. Et see on selline piiri peal või mööda nööri kõndimine, et sa pead seda balansis hoidma. Sa ei saa olla liiga igav. No okei, ma toon näited. Keda me jumaldame? Meil on sellised musternäidis naised, keda ma ka vaatan alt üles. Maarja-Liis Ilus, Eda-Ines Eti, Grete Paia. Nad ei tee mitte kunagi mitte midagi valesti. Et kuidas see võimalik on? Ja ometigi nad on väga ka armastatud. Öeldakse ju, et kui sa ei tee mitte midagi ja sa oled tasapaks, siis sa oled ebahuvitav ja siis sa lähed sinna unustuse hõlma kuhugi. See ei ole päris nii. Nad on ju tipus, nad on ju täiesti olemas ja kõik toimib. Nii, siis on mingi teine kategooria, sellised minusugused bravuuritarid on ju, vahepeal keeravad mingi jama kokku, siis jälle on hästi korralikud, siis tuleb jälle mingi apsakas, siis jälle on nagu hea tüdruk. No, see on see kuidagi kaalukausiga mängimine. Ma ei tea ise ka, ma ei tea sellele vastust, me ei tea. Põhiline, mis minu abikaasa viimane ütles, tead, tee mis tahad, peaasi, et see hea välja näed. No. Ehk siis, et kui ma läksin vahel ka mingisse telesaatesse, mis oli selline tõsisemat sorti, ma pean silmas nüüd Soomes, ja ma ei teadnud teemast mitte essugi ja ma teadsin, et ma võin teha ennast täiesti lolliks ja miks ma üldse ronin sinna. Siis ta ütles, kõige tähtsam on see, näe välja kena, hoolitsetud. Mõtle oma riietuse peale, mõtle oma meigi peale, mõtle oma sellise nagu üldise olemuse peale, võib-olla isegi kuidas sa käsi liigutad või jalakesed paned, on ju. Et inimesed, kui sul on see üks karv seal natukene teistmoodi, ega need inimesed ei kuula, mida sa räägid. Tegelikult nad vaatavad või sul on siin mingi plärakas kuskil, tatt ripub, siis nad näevad ainult seda. Nad ei kuule isegi, mis sa suust välja ajad. Ehk siis oluline on ikkagi hoolitsetud välimus. Nüüd me jõuame jällegi siia, et mis teeb naisest naiseliku. No võtke see aeg ja hoolitsege enda eest, et seda öeldakse ju 1000 miljon korda meile. Ja kõik me teame seda.
aga noh, ikkagi kui sa vaatad üldist pilti, siis on nii ja naapidi ja ma saan väga hästi aru, sest paljudel ei olegi aega. See nõuab vaeva, see nõuab raha, see nõuab pühendumust. Et ega ma ei ole ka, et hommikul kargan püsti ja siis ma olen kohe nagu selline Cindy Crawford on ju. Et ma näen väga krants välja tihti peale, aga ma ei lähe siis sellise krantsina ennast ka siis eksponeerima igale poole. Et ma ikkagi üritan, et noh, kui ma pean kähku poes ära käima, siis okei, ma tõmban nokamütsi pähe, panen päikseprillid ette, panen huuleläiget, on ju, panen viisakad puhtad riided on kõige tähtsamad, issand inimesed ja ärge haisegi, ma lasen liitrite viisi muidugi alati ka head lõunaõli peale, on ju. Et noh, mingid sellised väiksed kavalad naiselikud nipid, aga noh, meik ei olegi alati kõige olulisem, et seda saab varjata, on ju, seda saab peita. Aga kuidagi see puhtus ja see ka, mida inimesed on mul hästi palju öelnud, et kui ma lähen, siis mul on selg sirge, et ma ei lähe kunagi niimoodi liiba-laaba kuskile ja ei lohista oma jalgu ja et need sellised pisikesed detailid võib-olla on olulised. Nii et ikkagi siis välimus, õigemini hoolitsetud välimus, puhtus ja hoiak. Just. Võtame siis need. Sirge selg ja seda peal mulle siin meelde tuleb. Ja lahkus on ka üks asi, mis ma olen tähele pannud, et kui ma olengi sellises kehvas seisus, mul on paha tuju või kogu maailm on nii vastik, tahaks kõik läbi sõimata, kõik on valesti, tahaks kellegile näfata, siis tegelikult seda ma tõmban teadlikult täna tagasi. Varem ma ei olnud selline, täna ma tõmban teadlikult tagasi, et kui taksojuht on loll olnud, valesti sõitnud, liiga ka aeglaselt sõitnud, passinud, võib-olla takso haiseb. Ma algul võib-olla ütlengi talle kõik need asjad ära ja enne kui ma autost välja lähen, siis ma ütlen talle sorry, et ma olin nii tige, aga mul on natukene kehva enesetunne täna. Natuke mingid asjad läksid halvasti, sain negatiivse telefonikõne või mul on kuidagi mingi isiklikus elus on midagi vussis. Ehk siis, kui ma ütlen midagi kellegile halvasti, siis ma alati tasandan selle lõpuks ära, et inimesel jääb see positiivne tunne, et see lahkus võiks ka olla üks element. No sa juba mainisid seda bravuuritari aega, kui sa 20 aastat tagasi siin tähena. Kuidas sa üldse võib-olla isegi rohkem. Kuidas sa üldse siin Eestis, ma nagu mäletan ainult seda, mina sa nagu lapse sündinudki. Mina mäletan neid Heimar Lengi saateid, ma ei tea, miks me neid väga vaatasime ja need on mul kuidagi hästi eredalt nagu silmes. Et kuidas sa nagu said üldse seal kuulsaks? Kus seal? Nagu siin siis, siin. Et ma nagu mäletan seda, et sa olid ja nüüd sa oledki siiamaani jäänud, aga ma seda nagu, ma päriselt mina ei tea, et kuidas sa siis nagu... Ma sain tegelikult Soomes kuulsaks, jah, sest ma abielusin kuulsa Soome disaineriga ja sain seal kuulsaks ja kui sa saad kuskil, eestlane saab mujal kuulsaks, siis loomulikult... Eestlased hakkavad ju ka nokitsema, et mis toimub, et kui Soomes temast räägitakse, et no hakkame meie ka rääkima siis. Et pigem see oli mehele tänu, aga ma ei tahtnud kuulsaks saada. See ei olnud mu eesmärk, et see, mis täna toimub, et me oleme influencerid ja sotsiaalmeedia staarid ja nii edasi ja me päriselt ka tahame nagu kuulsaks ja tuntuks saada. Et tollal sellist asja nagu ei olnud ja see oli minu jaoks šokeeriv ja ma ei saanud sellest aru, ma arvan, ma olin vist 27 võib-olla siis lähenesin 30-ndatele jah, et ma isegi ei adunud, mida see tähendab. Ja jumal tänatud, et ma sain Soomes oma vitsad kätte. Et seal mind siis tümitati, on ju kuskilt tulnud mingi, ma olin venelane, ma olin rüssa, on ju, võtab nende mingi armsa blondipäise, nunnu mehe ära ja ma olin see paha vastik nõid kuskilt sealt piiri tagant ja kirjutati väga halvasti, tuldi, käidi isegi siin Eestis, uuriti minu emalt,
minu õpetajatelt, minu klassikaaslastelt, et mis inimesega üldse on tegu ja siis see trükiti kõik seal ära ja see oli nii õõvastav ja see oli nii õudne. Ma mäletan, ma nutsin oma nutud kõik seal ära Soomes. Ja siis, kui ma olin kõik selle sahmaka kätte saanud ja ükskord Eestisse jõudsin ja nägin, et mida siin seltskonna meedia teeb, siis tundus nagu titemäng. Jumal, kirjutage, mida tahate, et see ei läinud mulle enam korda. Nagu. Aga ma mõtlen, et mida ma siin tegema hakkasin, et minust siis rohkem hakati kirjutama. Toona oli veel selline tava, et tehti selliseid suursuguseid fotosessioone. Et isegi kui Kroonika või mõni naiste ajakiri tegi mingi loo, siis seal olid ju nagu storid, vaata, kust need piimavannid ja ma ei tea, sadomaso teemad ja kõik need asjad tulid, et sealt nagu tehti selliseid nagu spektaakleid, etendusi. Täna selliseid asju ei tehta, raha ei ole. See on raha taga tegelikult. Aga, ja mulle endal oli ka fantaasia lendas, ma mäletan, et see oli nii põnev ja see oli nii äge ja nii teistmoodi ja see oli lihtsalt lahe. Täna ma ei koe seda, et ma peaks ennast kuhugi toppima ja teeme nüüd mingi sellise kihvti fotosessiooni. Võiks ju teha, aga kuna raha ei ole, siis ma odavalt nagu ei viitsi ka teha. Aga see bravuuritari roll, kui sa nüüd siia Eestisse tulid, me oleme täitsa, ma tegelikult ütlesin sulle, et me hakkame lineaarselt minema, aga me oleme jumal teab, kus. Vahet pole, oleme seal, kus oleme. Igal juhul, et kas see bravuuritari roll, kui sa siin Eestis kuulsaks said, kas see oli nagu sinus eneses juba olemas, sealt Soomest kaasa saanud või sa juba siis võtsid selle kuidagi nagu teadlikult, et räägi meile nagu see roll nüüd lahti. Kas sa tegelikult oled selline bravuuritar ja oledki selline või see on ikkagi nagu roll? Ma arvan, et see on ikkagi roll, et minus on, järsku ma olen see kahestunud inimene, teate, ise teadmata seda. Aga ma arvan, et see tuli ka enesekaitsest, et kui ma avastasin, et sinust kirjutatakse midagi, alguses ma olin hästi aus, rääkisin nii, nagu asjad on ja ma nägin, et sellele, kui sa oled liiga aus ja siiras, siis tegelikult see maksab sulle endale kätte, et sealt ei tule mingit head nahka. Ehk siis ma õppisin seda nagu peitma. Ja ma sain aru, et ajakirjanikele tuleb alati anda üks verine lihatükk kätte. Ta tuli ühe jutuga, näiteks tuli mingi jubeda looga, võib-olla minu eks-suhetest või kurat teab millest on ju, või kooliaja jamadest. Ma sain aru, nüüd läheb lappesse, siit tuleb mingi õudne skandaalne lugu, mille pärast mul on kohutavalt häbi, minu vanematel on häbi, minu lähikondlastel on häbi. Ja siis ma genereerisin ruttu peas välja mingi muu asja, mingi muu story. Ehk siis pead ajakirjanikule alati viskama mingi teise, võtad ühe lihatüki vaikselt ära ja siis viskad selle teise ette. Ehk siis ma mängisin kuidagi nagu, siis ma hakkasin mängima, see on näitemäng tegelikult. Ehitasin endale kuvandi, bravuuritar, skandaalitar ja siis varjusin nagu selle taha. Ehk siis inimestel tekkiski selline tunne, et see on ju Anu Saagim. Las teeb, et ta ongi natuke selline kuku on ju. Ja see sobis mulle, sellepärast, et ma võisin endale ükskõik mida lubada. Ma olengi selline. Aga ega see ei tähendanud siis, et ma lähen koju ja siis see sama fuuria on seal kodus ka mürgeldab ringi. Et ma loodan, et ma olin kodus normaalne, muidugi ma ei tea. Sest mees ütles mulle, et igal juhul mina keeran tema ärid tuksi, kui ma sellist käitumist nagu jätkan. Et teda ei võetud enam Soomes tõsise disainerina, sest naine on täitsa napakas. Tõmbab endale mingid lateks. Täna on see täiesti tavaline. Tõmbad endale lateks püksid jalga. Mul on mingi ogadega või sarvedega see mingi, ma ei tea, mis peakaunistus on ju, kõik need on täna nii tavalised, aga siis ei olnud. Ja siis oligi, et see hakkasid levima kuulujutud, et me harrastame siis mehega kodus salaja sadomaso seksi on ju, mina ainult naerta, lõkerdasin selle peal. Tema hoidis 2 käega peast kinni, ütles, et see ei lähe mitte tema disaineri kuvandiga nagu kokku. Mulle tegi pigem see nalja nagu ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis jah, ma võtsin mingi rolli.
et see võis saada muidugi, see oli kindlasti väga kurvastav minu lähikondlastele, ma kardan. Ega ma ei usu, et neile meeldis, sest minu õde taandus täielikult, ta ei ole mu õde, on ju, umbes. No õnneks nii tark ma olin, et ma ei toonud oma last mängu. Et võib-olla alguses seal olid mingid lapsega pildid, kui ta oli hästi väike. See oli rohkem Soome ajakirjanduse jaoks, aga Eestis ma ei eksponeerinud teda. Et midagi ma nagu oskasin kaitsta ja hoida. Aga kõik need muud asjad, aga selles mõttes ma mõtlen, et ma olin ju noorem ka ja ma pidutsesin hästi palju ja päriselt ja rajult. Aga minu õnn oli see, et täna ju on ju kõigil teil on telefonid käes, te teete pilte, filmite. Issand jumal, kui siis oleks kõik need pärisest ka üles võetud, siis ma ei tea, ma mõtlen külma õuduse värinatega, et täna on see kontroll ikkagi nii räme, et kõik jääb kaadrisse. Ja samas mul on nagu kahju ka inimestest, sest nad ei saa ennast välja elada, eriti noored inimesed, ma mõtlen, et nad ei saa neid hullusi ja pöörasusi teha, mida võib-olla mina omal ajal tegin. Ja siin oli vaata see vabanemise aeg, ka ma tulin küll peale seda, kui Eesti oli vabaks saanud, peale 90-ndaid, ma neid 90-ndatest ma ei tea mitte midagi, aga sellest hoolimata ma tulin, see oli sajandi vahetus ja see oli ka pöörane aeg, see oli nagu hullu maja, mis siin toimus. Ja mul on nii hea meel, et ma olen selle nagu osa elust kätte saanud. Ja kui sa oled selle kätte saanud, siis ma ei kujuta ette, et ma oleksin täna samasugune, kui ma olin 30-selt, on ju, see oleks isegi piinlik. Et kui sa seal veel mingi 30-ndates lehvitad seal sabaga ja seelik lendab üle pea ja aluspükse pole all, so what, ikka juhtub. Aga kui täna mul praegu juhtub, see ma ei tea, see oleks natuke hale. Vaata, siin ongi see piir. Et tuleb ka mingi hetk, kui see on hale ja kui see on lõbus. Aga kuidas sa seda piiri oskad hoida, et see on kõrge matemaatika. Seda ma pean ise ka natukene mõtlema, kuidas see on mulle õnnestunud. Ja ma ei ole ka kunagi vabandanud väga palju, seda ma imestan ka, et muidu öeldakse, et kui sa keerad mingi õudse jama kokku ja teed mingeid asju valesti, kappa kohe ette ja vabanda, ütle ja jah, tõesti, sorry, andke mulle andeks, aga ma ei ole eriti palju pidanud ka vabandama, ma mõtlen, et see on ka kummaline. Ma olen ise endale ka mõistatud. Nagu näha. No sa mainisid siin neid noori korra ja mis maailmas me täna elame siin, et kogu aeg on telefon näpus ja kõike me jäädvustame. Ja sul on tegelikult endal ka ju noori sõbrannasid palju. Ja ma just mõtlesin, et võib-olla sina oskad, sa näed nagu võib-olla kõrvalt, mis mured need tänapäeva noortel naistel on, ma mõtlen enda vanused ja ma ei tea, et kes su seal sõbrannad on umbes, et mis nõu sa nendele annaksid praegu, vaadates neid muresid, millega nad kogu aeg tegelevad ja võib-olla midagi sellist, mida teised ei julge otse neile näkku öelda, meile. Nad tegelevad ilgete jamadega selles mõttes, et see klatš ja see teineteisele ära panemine, see on kohutav. Et ma nagu ei mäleta enda ajas sellist värki, et tänapäeval ma vaatan, mul on, ma ise vahepeal mõtlen ka, et kuidas ma nii nooruslik välja näen. See on sellepärast, et ma kogesin need sõbrannad nagu noorenevad, on ju. Et siis ma ise ka mu aju läheb kogu aeg tagurpidi käiguga on ilmselt. Aga ei, kui ma neid kõrvalt vaatan, siis mul on osadest nendest, mul on väga kahju, sellepärast, et nad tegelevad tühja tähjaga ja see on üksteisele ära panemisega. Et mängivad küll omavahel suuri sõbrannasid kõik, aga tegelikult käib tohutu võimuvõitlus ja see kuulsaks olemise tahe. Ja see nii võimalikult noorelt ja võimalikult kiiresti, et ma olen nii mõnelegi neist öelnud, et issand jumal, sa oled 20-ndates, ära rabele, võta hästi rahulikult ja ole nagu tark
tark, et tee seda nagu step by step, ära paljasta kohe kõike iseendast, et vaikselt ja tasapisi ja anna tükikeste haavalt ennast, mitte kõike korraga. Aga nad tahavad nagu kiiresti ja ma ei saagi aru, kuhu nendel kiire on ja siis ma ütlen, et kurat, sa saad 30, sa sured, sa südameataki või sa oled nii läbi trööbatud juba või sa oled nagu nii läbi hekseldatud, et sa isegi ei huvita võib-olla enam kedagi. Et ma mäletan, et tegelikult ma sain Eestis võib-olla kuulsaks üldse siis, kui ma olin 37 alles, siis kui ma olin lapse ära sünnitanud ja siis ma hakkasin möllama, kurat teab, mul oli võib-olla 3. või 4. noorus siis tuli peale. Aga vaata, sa oled nagu mingid asjad ära teinud, basic asjad. No mehelt olin ka raha välja kõik raapinud, kõrvale pannud. Aga ei, nii hulle see ei olnud, aga ühesõnaga olin ennast ära kindlustanud, okei. Ja siis kukkusin möllama, aga see, kui sa teed seda kõiki liiga noorelt ja sa ei ole mitte midagi saavutanud tegelikult, siis ma ei tea, sa ei jõua vist mitte kuhugi, et sa väsid nagu ära sellest, teised väsivad sinust ka ära, et tuleb jah mingit nagu kuidagi seda jällegi balansis hoida ja mis ma nende puhul mul nii kurb on, ma pean jõudma selle ilu teema juurde, et see ilu on nii kohutavalt tähtis, et ma ei oleks elu seest tulnud selle peale, et ma olen 27, ma süstiks ennast kuskile või teeks ilulõikusi või operatsioone või ma ei tea, kuidagi see nartsissism või enese imetlemine on nii tohutu, sest kui sa oled noor, ma üritan ka neile öelda, et olete noored, te olete juba iseenesest nii ilusad, et see nooruse võlu ongi see, et sa ilma meigita ükskõik kuidas, sa oledki ilus. Nad ei saa sellest aru. Et ma ei tea, kus need etalonid siis tulevad, aga see on üleüldine maailmas see trend, et siin ei ole mitte midagi parata, aga ma tahaks hästi paljusid noori inimesi tõesti raputada, öelge, jumal, te olete nii ilusad, palun ärge rikkuge ennast ära, et ma mäletan, ma olin noorena ka modell, jõudsin enne, kui ma Soome ära läksin, olin Eestis modell, siis ma mäletan küll, et kui mind pildistamistele või reklaamidesse kutsuti, siis ma ei lubanud endale meikigi peale panna. Ja see oli täiesti okei. Ja olingi, kui ma tagantjärgi vaatan neid pilte või klippe, issand jumal tänatud, halleluuja. Issand, mul mingi punase suuga või ronga musta silmadega, seal on see kohutav olnud. Et mul on nii kahju, et need noored inimesed ei saa aru, et te olete päriselt ilusad ja nad ei usu seda. Ja siis kõik need muud ärevushäired, mis tekivad, et mõeldakse üle, närveldatakse täiesti mõttetute tühiste asjade pärast. No ma ei saa aru, võib-olla ma olen selle elukooli läbi käinud, olengi mõelnud, et kust süüa saada võib-olla või kust ulualust saada või kust tööd leida. Et kui sul need etapid nagu jäävad elus kogemata, siis see ei ole ka päris okei. Ja sellest sul võivad hoopis, ärevushäired ei teki sellest, et sul ei ole mitte midagi, et sa oled vaene, vaid ärevushäired tekivad sellest, et sul on kõik olemas ja sa ei tea, kuhu edasi. Sest sa oled juba kõike nii palju ja kohe saanud. Et ma pean seda selle all silmas, et liikuge step by step edasi. Nagu normaalseid teid pidi. Alguses ei peagi kõike kohe väga palju olema. Et, ja nii edasi. Ma võin siin lõputult rääkida. Oota, tead, ma tahtsin selle bravuuritari juures tegelikult veel küsida. Sa rääkisid, et sa oled selle rolli võtnud ja see, nagu see kasvaski sinus koos selle kuulsusega nii-öelda. Aga seda sa nüüd ei öelnud meile, milline siis see Anu päriselt on, et kus kohas näiteks, mida tehes, võib-olla kellega tehes sa tunned ennast kõige rohkem iseendana? Ma arvan, kui ma tööl olen, et ma arvan isegi, kui ma igapäevaselt tööl olen, et vahel inimesed tulevad mulle töö juurde ja vaatavad, mul on hoopis teine inimene, ma ei ole seal meigi sissand jumal niimoodi, nagu ma praegu olen. Ja töökaaslastega ma olen hästi lihtne ja normaalne. Ma loodan, muidugi ise kiidab siin ja issand jumal, teised kiruvad kindlasti ütlevad, et täitsa nõme on seal töö juures. Aga oma sõpradega
milline? No ma mõtlengi, milline ma olen. Ma olen, issand nüüd ennast kiitmast, ma ei väsi. Kiida nüüd. Ma olen hästi pragmaatiline, ma olen hästi töökas tegelikult. Et ja kui te tuleksite mulle külla Saaremaale näiteks või näeksite mind Orissaares, siis ma olengi nagu see Orissaare seeneline seal. Tõesti, oma kummikute, no mul ei ole kunagi koledad dressid seljas. Et ma ei ole seda sorti inimene, et kes viib linnast vaata koledad ja kulunud asjad maale, on ju. Et mul on kõik ilusad asjad seljas, aga ma olen seal nagu selles mõttes lihtne, et ma ei ole nagu over, nagu kuidagi ennast tuuninud, et olengi ilma meigita ja olengi selline normaalne. Ja mulle hästi meeldib nagu inimestega suhelda siis, kui mul on selline, kui ma olen teises keskkonnas, et selliste lihtsate normaalsete inimestega rääkida normaalset juttu ja kas nad võtavad siis sind ka kuidagi teistmoodi või? Või need on siis oma inimesed, keda sa mõtled või ma mõtlen, et seal Saaremaal lähed nendega oma kummikutes, võtavad nad ikka sind kui anusaagimit või sa tunned, et nad võtavad sind kui oma külaelanikku? Tead sa, mul külaelanikuna külaellu sukeldumine võttis tohutult palju aega, ma mõtlen nüüd. Et me ostsime selle koha siis, kui me tahtsime täielikku rahu, ehk siis sa oled siin, olid Soomes tuntud, oled Eestist, kõik teavad sind, siis me mõtlesime, et me ostame sellise koha, oleme sellises kohas, kus me üldse oma külarahvaga ei suhtle. Olimegi sellised natuke vastikud ja nipsakad, nende arvates tõenäoliselt on ju. Et ei läinud, kui me kolisime sinna, ei läinud sugugi kohe naabrite juurde sõprussidemeid looma või ennast tutvustama või tervitama, mis on, kui ma tagantjärgi mõtlen, see on ilge ülbus. Ainult ühe korra, mis me tegime, mis on naljakas, mida nad siiamaani meenutavad, oli olnud see, kui me veetsime vist võib-olla teised või kolmandad jõulud, siis kui maja oli juba korda tehtud, veetsime seal külas, ma elan külas, ma ei hakka selle küla nime nimetama praegu, sest meil vahel sõidavad ekskursioonibussid sealt mööda. Et siis mehega otsustasime, et kuule, et läksime jõuludeks Saaremaale ja mõtlesime, et kuule, teeme pulli, et me külas on 1, 2, 3, 4, 5 talu veel, et mina olin Sneguritška mehele, ma panin ühe punase kasuka selga ja siis karvamütsi pähe ja siis meil oli selline suur saan, ladusime igasuguseid kingitusi täis ja et läheme majast majja ja mängime siis jõuluvana ja Sneguritškat on ju. Kuna mul oli laps ka siis hästi pisikene, siis me tegime talle algul seda, aga kuna me olime juba niimoodi riides on ju, siis me mõtlesime, persse, mis siin raisata on ju, lähme teeme terve külale show. Ja läksime ja koputasime ustele, osades peredes olid ju tulnud vanaema, vanaisa juurde linnast lapsed jõuludeks. No nad olid kõik täiesti sõnatud, nad olid minestus ära, et lapsed kõik minestasid, vanamutid minestasid, koerad olid täiesti vait. ja me tegime neile seda ja panime neid lugema ja igasuguseid asju ja siis jagasime kingitusi ja mõtle, üks oli veel Soomest, ei rääkinud õieti eesti keeltki, on ju mu mees. Ja tegime sellise show ära ja käisime tõesti kõik majad läbi ja need siiamaani mäletavad ja need nublakad lapsed, kes toona olid, on nüüd suured inimesed, on ju, ja nad ütlesid, et iga kord, kui jõulud nad jäid meid ootama ja mõtleme, ei läinud rohkem. Siis me läksime juba igale poole mujale, palmi alla ja niisama tegime omi asju. Aga nemad siiamaani mäletavad ja iga jõul nad ootavad, et ma läheks. Ja mõtlen, et kurat, selle peaks ju tegema uuesti on, et vaata, milline jääb sulle selline mälestus. Et see oli ainuke asi, mis me ükskord siis tegime. Ja siis läks mitukümmend aastat mööda, nüüd ma jõuan siis nagu siia tänapäeva nii-öelda, millal mul oli naabreid jälle vaja, et ma toon näite, et milline inimene ma iseloomult olen. Et ma ostsin muruniiduki selle roboti, mis ise suhistab seal on ju, sest ma ei viitsi lilli, porgandeid ega kartuleid ja mitte midagi ma ei taha kasvatada, ma tahan, et mul oleks muru ja suur õunapuaed.
ja ma ei pea seal mitte midagi tegema, et ma võin seal lihtsalt lebotada. Aga kui ma siin aastaid tagasi ostsin selle mururoboti, kelle nimi on Tõnu, siis lähen ise linna. Aga Tõnu jääb vahel mingi oksa külge sinna, on ju. Või õunakene jääb tal tee peal ette. Või üleüldse, igasuguseid toredaid asju võib ju juhtuda seal, on ju. Ja vaat siis mul oli naabrimeest vaja. Ja siis niimoodi. Järgmine kord vaikselt koogikeste ja väikse konjakiga. Ja siis ma hakkasin sõprussuhet looma nagu naabrimehega, on ju. Sest mul oli vaja paluda, et ta käiks mu Tõnu seal togimas, on ju, liikvele. Ja vaata kui vastik ja isekas inimene ma olen nagu tegelikult, on ju. Ja siis äkki olid kõik naabrid nii toredad, nii nunnud, nii armsad. Siis oli vaja puukest seal pügada ja siis põõsakest ja siis võib-olla vaadata natukene, et seal maja ümber oleks kõik korras. Ja võt siis ma nagu, aga selleks kulus 20 aastat. Saad sa aru, ma täiesti, oleks võinud varem. Õnneks mul on tore ema. Kes ikkagi natukene mingid sõprussuhteid seal sättis. Ehk siis alati, kui on kas siis lihavõtted ja me oleme seal või siis on mingid pühad, on ju. No siis tema läheb, käib need majad läbi ja viib siis kas mune või siis kommikarbi või mingi asja. Et tema ma peksan nagu, et mine ütle neile tere ära, on ju, et siis on nagu rahu majas jälle. Et natuke selles suhtes ma olen nagu vastik. Vastik tuli sellest, et ma natuke olin eelarvamusega, mõtlesin, et kui ma sinna lähen ja tahan võib-olla seal 3 päeva täiesti omas elemendis ja rahus olla, siis mulle ei meeldi, kui see naabrimees tuleb kõikuma sinna aia peale ja minuga üritab lobiseda. Ehk siis ma tahtsin kohe teha selle märguanda anda, et ärge tulge, et ma ei viitsi teiega rääkida. Ma ei julgenud seda nii ausalt välja öelda, aga oma käitumisega, et no võib-olla kui ma küla vahel, kui ma ükskõik keda näen, kas või koera, ütlen alati tere. Selline ma olen, ma nii hull ei ole. Aga ma nagu ei tahtnud, et nad tuleks minu piirides sisse poole. Et ma tahtsin seda privaatsust hoida. Ja mul käis ka seal igasuguseid sulelisi ja karvaseid külas muidugi ka. Ja siis ma kuidagi tahtsin neid ka võib-olla protektida, et ma ei tahtnud, et need naabrid tulevad sinna passima, et mida me seal teeme. Aga jah, nüüd ma olen täitsa muutunud, sest mul on Tõnu, mul on seal vaja vaadata, et röövlid ei tuleks, on ju, ja nii edasi, et ma olen muutunud, aga see on nii tore ja nüüd ma tõesti suhtlen naabritega ja ma olen täiesti normaalne inimene, ma ise ka imestan, et käin söömas nende juures ja siis ise ma süüa ei tee muidugi. Aga kui tulevad külla, siis ma pakun alati, kutsun tähendab ikkagi külla, annan õlut või klasikese veini või ema teeb seal midagi head ja paremat, ma ise ei viitsi teha. Ja ma küsun ka selliseid külalisi endale Saaremaale, kes oskavad süüa teha. Et see on ka tagamõttega alati. Et selles mõttes tegelikult ma olen isekas. Ma olen isekas, ma tean, et ma olen isekas ja ma olen omakasupüüdlik tõesti. Aga ma olen seda osanud jube osavalt varjata. Ja ikkagi natuke vist oled pehmemaks siis muutunud. Olen kindlasti aastatega, kindlasti olen. Kuule, sa mainisid oma ema ja tegelikult ma pidin alustama podcasti, nii nagu me kõiki neid podcasti oleme alustanud lapsepõlvest. Oh issand. Ja ma tean, et kuna Maile ka küsis, et palun räägike lapsepõlvest, ma ikkagi korra tulen sinu lapsepõlve juurde, et tahaks nagu aru saada, kus see sinu kõik see särts ja kõik enesekindlus on hakanud alguse saanud ja kogu naiseks saamise teekond. Nii et räägi, kus sa hästi lühidalt, kuidas sa üles kasvasid? Milline väike Anu oli siis? Ma kasvasin üles ema ja vanaemaga, sest mu isa suri ära, kui ma olin üsna noor. Aga mu vanaema, ma arvan, ma olen vanaemasse, vanaema on St. Petersburgist pärit, tema vanemad on siis sealt venelased ja isa on mul Saaremaa juurtega, no ja ema on siis vanaema poolt, ka vene verd on ju. Et aga selles vanaemas oli just sellist karakterit ja ma arvan, et ma olen selle saanud sealt. Et temal oli ka see,
iga päev oli pidupäev, valgelina laual, kristallklaasid laual, pits viina toidu alla, sõpru, seltskond, selline hästi bravuurikas oli. Ja ma arvan, et see on tulnud sealt. Ema on tagasihoidlikum olnud ja olnud kogu aeg nagu üritanud seda vanaema nagu ohjes hoida. Sest ma mäletan, alati vanemal oli palgapäev. Vanaema töötas kusjuures mul Kalevi kommivabrikus, mis oli suurepärane. Ma olen puginud terve lapsepõlve ainult kommi. Ma ei saa üldse aru, kuidas see võimalik on. Et ma tõesti olen ja vahukoort olen söönud kohutavaltes kogustes, ma mäletan. Sest ma olin nii luider ja peenike. Et kogu aeg mind kiusati selle pärast nii lasteas kui koolis. Ja siis ma mõtlesingi, et mida rohkem ma söön šokolaadipuhast ja võid ja vahukoort, et et siis tuleb natukene seda värki juurde nagu. Et hästi imelik on ja mul klassiajad olid ka sellised ilusad pehmed ja ma tõesti olin ja mind kiusati selle pärast, aga see selleks. Nüüd on kõik vastupidi. Kõik lõpp ja kõik hea. Aga ma mäletan, nagu vanaemal oli palgapäev, siis esimene asi oli see, me läksime, tegime poetreti. Ma ei saa üldse aru, mida me ossime tollel, midagi ostagi, nagu ju siis oli. On ju. Ja ossime igasuguseid asju toredaid, mis silma hakkas. Ma mäletan, Tallinna Kaubamaja oli siis täitsa olemas, seal oli igasuguseid toredaid värvilisi sukkpükse, ma mäletan, ta ostis mulle helesinised, punased, mingid kollased, kõik värvid on ju. Ja siis me hakkame kodu poole minema, mäletan seda ka täpselt, siis tuleb mingi ta sõbranna oma väikse lapsega meile vastu ja küsib, et kus tulete, mis tegite? Me käisime shoppamas, ossime siin 5 paari ilusaid sukkpükse Anule on ju ja et ma anname sinu Mallele ka ja siis võttis minu sukkpükstest 3 tükki ja andis sellele. Otsin see, kuidas sa saad niimoodi teha? Ei, läheb kaubamajja tagasi, ostame veel 5 paari, ära nuta siin. Ühesõnaga ta laristas oma palga 1 päevaga, siis me pidime ka restorani minema, kohvikusse, me pidime seda, teist ja 3. ostma ja ta laristas 1 päevaga maha kogu oma palga. Seda ma mäletan ka ja mulle ema oli täiesti šokis. See ütles, täiesti, mu ema rabas mitme töökoha peal on ju ja siis vanaema tegi sellist Transvaali on ju kogu aeg kodus. Ja siis tol ajal sai vist poes ka käia, selle ma olen ka talt õppinud, et me elasime seal Niine tänaval nagu Tornide väljaku ja siis selle kalamaja seal piiri peal just. Ja siis olid ju väiksed poekesed eraldi, oli piimapood, lihapood, saiapood. Minu vanaemal polnud mingit muret, tema läks näiteks lihapoodi on ju, et mul on vaja see lihatükk, mul on see, aga ma maksan siis, kui raha tuleb on ju. Ja antigi, ta lihtsalt võttis ja läks ja keegi ei nagu, ja ta maksis pärast tagasi ka, midagi nagu ei juhtunud, aga või siis ema maksis on ju neid võlgasid seal. Ja siis ma olen ise täna vaatan ka, et kui ma vahel olen läinud kuskile mingisse kohta ja ma olen unustanud raha maha või mingi ja ma võtan tasuta, ma ütlen, et andke mulle Anu saaki ja ma tunnen, et mul on täpselt see vanaema, see geen sees ja on ju, et küll ma tulen järgmine kord maksan ära ja ongi nii ja nad annavadki see napakad. et see on päris õudne ja ma vahel olen isegi seda nagu katsetanud. Ma olen, kui pikalt seda kummi saab venitada. Päris pikalt saab venitada. et see nahaalsus mus on, et natuke mulle tundub, et mu vanaemas oli isegi natuke nagu sellist mustlasverd. Et isegi kui ta läks kellegile külla ja seal oli selline kollane vaas ja talle nii kohutavalt see meeldis. Ta ütles, mul on seda vaasi vaja. Ja uskuge või mitte, ma ei tea, mida ta tegi seal, mida ta rääkis selle vaasiga, ta sealt ära läks. Ja täitsa lõppe. Et ma natuke samasugune ausalt öeldes, et ma lähen täna ka, et ma laenutan hästi palju riideid, nüüd teeninderimist enam mitte, nad ei anna mulle tasuta. Aga mul on igasugused disainerid ja siis ma lähen, ma võtan selle. Osa ma viin tagasi, loomulikult ma nii hull ka ei ole, mul nii suur garderoobi ka ei ole, aga mis ikka väga meeldib, selle ma moosin ikka endale ära küll. Et see vanaema karakter on minus natukene sees. Aga see on täitsa tore. Jah, see on nagu sulle, sinu see omane särts. Aga samas sa ütlesid ka, et sind natuke nagu kiusati on ju, sa olid siuke hästi peenike, kleenuke ja üldse mitte selline enesekindel tol ajal. Aga mis hetk oli siis see, kus sa nagu
Mis oli see kogemus või olukord, kus sa nagu tundsid, et see tegi ma ei tea tugevamaks või võt siis hakkas see enesekindlus kasvama? See oli siis, kui ma läksin Eesti õpilasmalevasse. Aga see oli üsna hilja, on ju, siis sa oled juba keskkooli inimene, on ju. Aga need aastad, mis ma veetsin õpilasmalevas, ma mäletan, ma tulin suvel tagasi kooli, siis klassikaaslased ütlesid, et see ei ole enam sina. Mis seal juhtus siis? No see on umbes nagu selles, ma ei tea, mis see Kadri või mis see raamat on ju, et kui sa vahetad keskkonda, et sa ei ole kogu aeg selles samas keskkonnas, kus kõik nagu nii teavad sind. See on see kleenuke tagasihoidlik, natuke ebakindel. Sa lähed uude keskonda, ehk siis ma lähen sinna malevasse, kus on kõik uued inimesed, siis sa ei ole enam see, sa võid seal võtta uue rolli ja võib-olla näidata ennast hoopis teisest küljest ja keegi ei tea, et sa oled selline tagasihoidlik. Ja siis sa tuled kooli tagasi ja siis voilà, sa oledki järsku selline. Et see keskkonnavahetus on ka alati hea, et kui sa ei saa ühes kohas hakkama, ma mõtlen tihti peale ka, et lastele võiks ka seda öelda, et kui läheb koolis ikka väga kehvasti selles mõttes, et sind kiusatakse või sa ei saa hakkama selle seltskonnaga või sind kuidagi pisendatakse seal, siis lapsevanemad võiks ka selle peale mõelda, et paneme ta kuhugi mujale, otsime mingi teise koha, proovime, et ta saaks alustada puhtalt lehelt. Et see toimib tegelikult. Ja minul toimis see, et keskkoolis ma olin nagu ära vahetatud, aga see oli ka väga kurb, sellepärast kuni siis algklasside lõpuni ma olin 4-5-line ja siis järsku ma olin nagu täielik mingi nagu mürglikaru nagu õudne, mis ma kõik korraldasin. See oli ka päris jube. Et ma mõtlen, et ma sain hästi ruttu modelliks, siis mul tekkisid mingist endast vanemad peikad, kes siis olid toona siis väga tuntud ansamblitest või näitlejad, ma ei hakka nimesid nimetama, on ju. Ja siis ma tiirutasin nendega ringi ja siis ei olnud ka ööl ja päeval vahet. Ma ei läinud koju, ma olin kuskil kurat teab, kus on ju, ema otsis mind miilitsaga taga ja nii edasi, et see oli jälle, see läheb nagu ühest äärmusest natukene teise. Et jumal tänatud, et ma siin minema sain, et siis kui ma olin kooli ära lõpetanud ja siis paari aasta jooksul lihtsalt, kuna ma olin selline, et ma rebel, et ma teadsin, et ma ei taha siin elada, on ju siin mingi Nõukogude Liidu ikke all, et kuidas see siis on, et ma ei saa mitte kunagi Pariisi või ma ei saa Aafrikasse või ma ei saa Ameerikasse, et siis see rebel oli mus olemas ja ma läksin ära. Aga kuna ma läksin ära ja seal ei olnudki piimamäed ja mannavahu orud, siis ma kukkusin ikkagi natukene nagu kahelaga maa peale tagasi ja pidin hakkama nagu vaikselt siis ennast kokku võtma ja seal bravuuritsemisega nagu need asjad nagu läbi ei läinud. Võib-olla oleks läinud, kui ma mõtlen tagantjärgi, et oleks olnud see võimalus küll, et ma oleks alguses, et võib-olla kiiremini, ma ei tea siis mida, järje peale saada. Ma oleks pidanud tegema, võib-olla minu mõned sõbrannad müüsid ennast seal näiteks, on ju. Et ei jäänudki mitte midagi muud üle, aga vaat see ei läinud minu iseloomuga, pole kunagi kokku läinud selline asi, et ma teen midagi poolvägisi või et mingi mees ütleb, mida ma pean tegema. Et õnneks mul on see karakter teissugune, et ma mõtlesin, et ikkagi mina saan oma tööga ise hakkama. Alustasin ka samamoodi koristamisest, olin kuskil paari piruka ja kohvi eest tööl ja ühesõnaga ma ikkagi sain aru, et tööd tehes ma saan kuidagi edasi liikuda, mis on ka muidugi täiesti vale, sest tööga see rikkaks ei saa, see on selge, et ärge üldse kujutage endale ette, aga mingi sellises heaolu riigis tegelikult saab, sest et kui ma ikkagi läksin seal sotsiaalhoolekanne see ei ole, aga mingi tervise sotsiaalvärk oli ja seal ikkagi kurtma, et mul on asjalood on kehvasti, siis sellises heaolu riigis sind aidatakse ja antakse sulle see ikkagi mingi stardi võimalus, aga sa pead ise ka olema siis, sa ei saa seda ära kasutada, sa pead ikkagi olema tegus ja näitama, et sa oled seda väärt.
Just. No neid lugusid sellest algusaastatest, kuna ma olen sinu seda podcasti Hea tüdruk kuulanud ja ma tõesti soovitan, kes ei ole kuulanud, siis palun kuulake. Seal on sellised lood, et ma olen seal naernud, ma olen nutnud selle podcasti ajal ja mul on kahju, et me ei jõua neid siin hakata kõiki lahkama, aga ma küsin, võib-olla kõik ei ole kuulanud, et need algusaastad oligi, sul olid need fiktiivsed abielud, need kaasad, sa nägid seal vaesust ja mida kõike veel. Missugune võib-olla, et tuua nagu näide, missugune olukord sulle kohe näiteks esimese asjana meelde tuleb, mis oli sulle nagu ikka nagu tõeline väljakutse, millest sa välja ronisid ja võib-olla sind ka nagu jälle tugevamaks tegi? No see meeste jultumus ikkagi lõppkokkuvõttes, et kui ma alguses isegi sain jalad alla, et ma tegin tööd, ma tegin küll pimedalt, ma ei saanud ametlikult tööd teha, sest mul ei olnud töö- ja elamisluba, kuna mu siis see esimene abikaasa tegi kõik sellest, et mind üldse maalt minema saadetakse, aga see selleks. Aga siis ma sain mingi väikse toakese üüritud kuskil, ja üleüldse nagu üritasin ise hakkama saada, aga ikkagi see meeste jultumus, et kui sa näed, et naiste rahvas, noor, ilus, on abitus olukorras. Ja natukene, et nad saavad ähvardada mind sellega, et on ju, et kui sa nüüd ei tee seda, mida ma tahan, siis ma saan su politseile ülesande, siin saadetakse maalt kohe välja, on ju päeva pealt. Et sa pead nagu olema madalam kui muru ja siis nendele meestele nagu meeleheaks. See on kohutav. See on nii õudne tunne, kui sa ei ole seda sorti, siis on see eriti. Mõnel on täiesti savi ja ma ei mõista neid inimesi hukka. Kõik võimalused, kõik relvad on elus, võib letti panna ja ära kasutada, kui see ei hakka sinu enda südametunnistusele või sinu tõekspidamistele vastu. Aga kui sa tunned, et sind ikkagi füüsiliselt, mentaalselt vägistatakse, mina nimetan seda selleks, siis see on kohutav. Et see ei ole õige ja ma mõtlen nende meeste peale, kes niimoodi minuga käitusid, nad on oma palga kõik saanud. Ühel või teisel moel ja ma ei ole selleks mitte midagi pidanud tegema, lihtsalt kuidagi see karma on nad kätte saanud. Aga see on väga halb ja see on väga-väga õudne. Et ma mõtlen alati, miks mehed seda teevad, mis nendel viga on nagu. Et ma ju ei lähe mingi mehe juurde ja ei hakka teda kuidagi seal poolvägisi seal ahistama. No mõni naine ahistab mehi ka loomulikult, aga ma ei tea, see ärakasutamine meeste poolt, naiste ärakasutamine, see on halb. Et sa ei saa, ma ei võta sind muidu tööle või sa ei saa seda peavarju või see, kui sa, kõige lihtsamasi, kui ma ei saa sinuga magada. Et ma ei tea, miks see nii kuradima oluline on. Mine litsima ja maga seal kellega tahad. Et jäta palun mind rahule, mina ei taha siin, ma tahan tööd teha. Et veel kui sa ütled neile, et ma tahan lihtsalt hakkama saada, et palun aita mind, aga palun ära nõua seda ühte asja minult. Nad ei saa sellest aru, et nende ajud on kukkunud püksi ja mitte midagi pole teha. Ma olen andestanud selles mõttes, et ma olengi mõelnud, nad ei saa sinna mitte midagi ilmselt parata. Nad on haiged pead, mitte kõik mehed, aga osa nendest on haiged ja ma ei tea rohtu selle vastu, ma ei tea. Aga kuidas see sind muutis inimesena tol hetkel? Sa olid ikkagi väga noor ju. Kalgimaks kindlasti. Mingite asjade suhtes ükskõiksemaks ja ma ei tea. Õnneks ma ei ole, ma mõtlen, et ma ei ole õnneks kaotanud nagu mõistust, et mõni inimene võib, inimene, keda on vägistatud, ta ei saa võib-olla mitte kunagi ree peale enam tagasi, see jääb teda eluks ajaks kummitama. Ma ei saa aru, kuidas ma olen mõned asjad osanud ikkagi panna ära sinna sahtlitesse kuhugi, need sahtlid kinni võtmega ja selle võtme ära visanud ja ma ei jää sinna nendesse asjadesse kinni. Kuigi täna, kui ma teen näiteks neid puuduta mind saateid, siis tihtipeale seal igasugused sellised teadja inimesed ütlevad, et ei, kõik oma mineviku saast tuleb sealt välja kraapida ja uuesti üle elada ja hüpnoosi minna ja siis see kõik pinna peale tuua ja siis sa alles saad endale andestada. Mina ei usu sellesse.
mina ei usu, mida kaugemal need asjad minust on, ma tean, et nad on olnud, sellised asjad on juhtunud, aga las nad rahulikult olla seal. Et ja ma ei jää neid ketrama, see ketrama jäämine on kõige jubedam, et ma olen ikka see inimene, kes vaatab sinna tuleviku poole, et läheb ainult paremaks ja siis lähebki ainult paremaks. Aga kui sa jääd sinna soiguma kuskile vanadesse asjadesse, mustritesse, siis ega sa ei liigu mitte kuhugi edasi. Et ma ei tea. Ka tunne, et kui hakatakse nagu kaevama, nad ei saagi sealt enam välja või noh, et kes nagu hästi tugevalt oma nendesse traumadesse süübivad, et nad kuidagi kaotavad ennast seal täiesti ära. Samas mul on seda ette heidetud, et ma nüüd tegin siin ühe raamatu sarjaga Sinisukk, kes kirjutab hästi palju sellistest naistest, kellel on elus olnud ümber maailma traumaatilisi kogemusi, siis kas siis sellepärast usulistel põhjustel ja nii edasi, on ju. Siis, ja kui ma siis, nüüd meil oli avalik podcast ja kui ma rääkisin seal, et need raamatud, ma ei suutnud neid, nad palusid, et ma loeksin need raamatud läbi ja igas saates natukene räägiks nendest. Siis ma tegelikult, ma ütlesin ausalt, ma ei suuda neid raamatuid lugeda sellepärast, et seal on nii kohutavad lood ja need lood võivad pinnale tekitada või tuua minu mingisugused vanad asjad. Ma ei saa lugeda neid raamatud, sorry lihtsalt. Ja siis ma rääkisin ka seal pikalt laialt, küsiti, et umbes, et aga kui ma ei saa üle mingitest traumadest, et mis ma siis teen? Ja ma ütlesin, et viimane asi on ikkagi see, et sa kogu aeg sõdkud seda vana jama. Uuesti ja uuesti. Tegelikult osad inimesed solvusid, ütlesid niimoodi ei tohi öelda, et nendest lugudest peab rääkima võimalikult palju kogu aeg, et see on nagu teistele siis õpetuseks või võib-olla siis mõned indiviidid, no toome jälle mehed mängu, need alati need pahad olevused on, õnneks siin mehi ei ole, saame neid kiruda, üks on seal nurgas, sina ära kuula. et noh, et me ei saa ju niimoodi, et me peame need lood tooma esile, et teised õpiksid. No ma saan aru sellest, aga me oleme nii erinevad. Ongi osa inimesi saavadki abi sellest, kui nad lähevad hüpnotisööri juurde, olen ise seda näinud, tõesti hüpnotisöör paneb nad sinna hüpnoosi alla, käivad oma need mineviku mustrid ära ja inimene ongi, ta saabki aru, et okei, minuga juhtusid sellised asjad, mis mul enam võib-olla lapsepõlvest ei olnud meelestki. Nüüd ma käisin läbi, nüüd ma saan aru, miks ma selline olen. Väga tore. Aga siis ma olen kõrvalt näinud, et ta saigi aru, aga läheb seal mingi pool aastat mööda ja ta kukub ikka sellesse vanasse jamasse tagasi. Siis ta peaks kogu aeg regulaarselt käima siis hüpnotisööri juures või siis psühholoogi juures. Inimesed käivad ka psühholoogi juures sellepärast, et sa saadki selle saasta endast välja rääkida. Ja ma jumalast mõistan seda. Lihtsalt, et inimesed peaks aru saama, et igale inimesele erinevad meetodid toimivad. Minule toimib see, et ma ei räägi nendest asjadest. Okei, nüüd ma räägin siin, aga üldiselt ma ei räägi. Enda jaoks oled nagu lukku ära. Ma ei oiga iga õhtu, kui ma magama lähen ja mõtlen, issand jumal, kui õudsed ajad need olid. Et minule sobib selline variant. Lihtsalt ühte asja ma mäletan, mis ka mind on näiteks aidanud, on see, et mu ema, mul on kasuisa olnud, kui ma olin 15 vist. Ja see kasuisaga oli ka mul õudne kamm ja jama. Ja sellest ma sain ükskord, joogennast vahel täis. See on, emaga oli mul 2 asja lahendada. Lapsepõlvest üks asi, kui ma olin väike tüdruk, et mind ahistati, ma vist seal podcastis ka rääkisin. Ja mu vanaema ja ema ei uskunud, et meie õue peal elab miilits, kes ahistas väikeseid lapsi. Ja kutsus neid sinna kuhugi kuuri taha või kuskil oma tuppa on ju ja tegi seal oma nilbusi on ju. Ja ma rääkisin sellest, mitte ükski lapsevanem ei uskunud mind, et ma ise kere peale ei saanud selle eest, et ma räägin selliseid asju on ju. Ja teine asi oli seotud kasuisaga, kus oli ka väga jamad olukorrad. Ja siis me jõime ükskord emaga, siis ma rääkisin ära emale. Ja siis ma tunnen, et kui sa saad sellele inimesele ära rääkida, ja sa nagu tahaksid seda vastust, et miks. Sa näed ta suuri silmi ja sa saad aru, et ta ei saa sulle vastust anda, aga sa said ise selle talle ära rääkida. Ja siis, ja võib-olla sellist nagu,
sa näed ikkagi seda kahetsust, on ju. Siis see ka tõmbas mind nagu tagasi, et nüüd ma sain selle välja oksendatud, ta kuulas mu ära, ta imestas, ta ei öelnud vabandust, ta ütles, et ahaa, kas tõesti, noh, natuke tuli ka seda, et ei või olla, et nad olid ju nii toredad inimesed, okei. Aga minu jaoks oli oluline see, et ma sain selle välja öelda. Ja kui on ühe korra välja öeldud, võib-olla vahel ka 2 korda, ma olen veel kord joonud, on ju. Ja ma olen ühe korra läksin jälle libedale teele, hakkasin jälle kiunuma, on ju. Aga kui sa saad need niimoodi välja räägitud, siis see ka kuidagi kergendab. Ja nüüd ma tänaseks olen otsustanud nii. Ma olen paar korda talle rääkinud, noh, ta on juba vana ka, 85 sai just, ta ei mäleta ka pooli asju nagu nii. Ja siis ma mõtlesin, no mida sa norid seda ise endale, ütlesin, mida sa norid selle vana inimese kallal, kurat, ta ei mäleta nagu nii, mida sa talle räägid, et jäta ta nüüd ükskord rahule, et tee selle asjaga nagu tšurr, et oli nagu oli, on ju. Ja mina ütlen, et mind on päästnud see, et kordan veel kord, need inimesed, kes mul on halba teinud, nad on saanud oma karistuse kätte. Nad ei ole surnud loomulikul moel. Ja see on nii õudne, nagu minu käppa ei ole seal, mina ei ole neid mürgitanud. Aga nendel on väga kurb lõpp olnud ja liiga vara. No võt, ikkagi midagi sai kätte neid. Just. Ja seda ma ütlen ka alati, et ärge tormake nagu kätte maksma kellegile. Istuge rahulikult seal jõe ääres, küll see laip ükskordselt mööda ujub. No võt, kuldsed sõnad. Ärge seda pange isse. Aga tead, oota, meeste kohta, kui me juba meestest räägime, siis ma pean küsima. Sa olid ikkagi, su prints Valgel hobusel tuli ja sa tõesti tegelikult tundsid ju, nagu sa oled öelnud, ikkagi oli armastus. Sa tundsid endast lõpuks hoituna. Ma olen mitu korda olnud armunud. No väga tore, seda parem. Ma tahangi selle pärast küsida, sest minul sai just esmaspäeval 15 aastat oma elukaaslasega. Ja siis minult kõik küsivad. No, ma seda ei kuulnud. Et minult päriselt kõik kogu aeg nagu küsivad. Mul on ka nagu nii kaua ma seda ühte jama teile või ühte vastust nagu räägin, aga nüüd mind huvitab, mida sina vastad selle küsimuse peale, et mis siis on, kuidas hoida suhet, kuidas hoida seda 15 aastat, 20 aastat on ju, et sul on neid suhteid erinevaid olnud. Anna nüüd ühe targa naise nõu naistele, kuidas hoida oma... Peab kaamerad kinni panema vist. Kui ma päris ausalt ütlen. No räägi nii, kuidas saab kaamerais rääkida. Me tahame kõike teada. Ja. Vaata, kui sa nii kaua oled juba koos olnud, noh, alguses on ju kõik tohutult ilus 3 aastat, 5 aastat on ju suurepärane. Kui sinna 10 juba lähened, siis läheb natuke nagu rutiiniks, igavaks. Kindlasti sul ka, sul ei saa olla nii päiksine. Nagu ei ole. Nagu sa siin üritad öelda. Et siis tuleb rohkem vabadust anda teine teisele. Et isegi kui teine pool, noh, selleni ma olen alles täna jõudnud ja ma kahetsen, et ma seda varem ei teadnud. Kui teine teebki mingi apsaka, no mis see kõige õudsem asi on, ta petab sind, on ju, no kui see ei ole regulaarne, kui ta ei olegi nagu natuke selline, eks ole. Kui niisugused asjad juhtuvad, siis las nad juhtuvad. Jällegi ma ütlen, ärge hakkage surkima seal nagu, et miks sa tegid mulle niimoodi ja issand kui õudne, ma ei suuda sulle seda mitte kunagi andestada ja nii edasi. Kurat, las ta olla, noh, juhtus. Kõige õudsem on muidugi see, mida mina ei ole suutnud andestada, kui mul on kõrval olnud sõbranna, südamesõbranna ja see on juhtunud sõbranna ka. Võt see on nii õudne. Sellepärast ma olen hiljem targem olnud ja öelnud oma meestele, kui teil tekib kihk, mingi tahate lollusi teha, palun ärge tehke seda siin meie väikses külas. Te ju lähete kambakesi meeste vahel, sõidate vahel kuhugi ära ja teete oma neid reise ja asju. Las nad teevad, see on jumal okei, aga tehke seda mujal ja mina ei pea sellest mitte midagi teadma. Muidugi ärge haigusi koju tooge ja nii edasi. Aga tehke ja ajage need oma asjad seal ära, et teil süda oleks rahul ja siis me võime jälle jätkata rõõmsast tujust, olete saanud värskendust, on ju, kõik on hästi. On ju. Laske mul ka teha siis
mehed seda nad ei aktsepteeri loomulikult, seda tuleb salaja teha. Et aga ikkagi, et ärge jääge selliste takerduge nagu väikestesse asjadesse. Sest ma mõtlen ka oma viimase mehe poole, et miks me nii kaua koos olime. Tema pettis mind ja minul oli ka armuke ja kõik värgid, aga kuidagi meil oli, sa oled seal tuleb hoopis mingid muud asjad mängu. Sul on ühine huumorimeel, kui sa suudad, ma olen alati võtnud selle ka nagu selleks, kuidas eesti keeles on nagu mõõdupuuks, et kui sa veel omavahel koos olles suudad naerda mingite asjade üle või nalja teha või sul on lõbus või sa tunned sellist nagu, sa oled rohkem kui kaks armastajat, sa oled nagu kamraad, sa oled nagu sõber ka, siis on kõik fine nagu. Et me ei saanud lahutatud ka sellepärast, et meil oli lihtsalt nii tore koos. Me ei viitsinud tegeleda selle kuradi lahutuse jama ja juraga, on ju. Et see on see, aga sellest kaameri küünust tuleb üle saada. See tuleb igal ühel, igas suhtes tuleb neid hetki. Ja ma olen mingi suhte puhul olnud nii loll ja radikaalne. Nii, nüüd sa petsid mind, nüüd sa tegid seda. Taina pean, ma ei andesta sulle seda mitte kunagi, pea selga visan minema. No täitsa idioot. Tegelikult ma olen maailma kõige toredama inimesega olnud koos. No kurat, juhtus siis juhtus. No vahel ikka juhtub avariisid ju. Autoga ka ju paned kuradi töraka vahel kirja. No, et mis siis tegelikult on või nagu mu sõbranna ütleb, kui ma selle juures lahinal nutsin, ega see ei kulu ju. No, ühesõnaga, et tõesti, aga see tuleb vanusega alles. Et need etapid tuleb võib-olla läbi käia, kõik need armukadedused ja kõik sellised asjad. Et see on nagu, ma tagantjärgi mõtlen, see on selline aja raiskamine. Loomulikult sa annab suhtele vürtsi juurde, sa saad riius olla vahepeal, sa saad madistada, sa saad nagu ära minna, sa saad tagasi tulla, kohvrit pakkida, teha igasuguseid asju. Siis saad mõne kalli kingituse, briljandi, ja kõik sellised asjad. Põhiline on see, et mees ei oleks vägivaldne. Siis tuleb kohe jalga lasta, sest ta ei muutu, on ju. Aga kõik see muu huinja, mis seal veel seal kõrval, see on köki-möki. See on et las olla ja et see nahaalsus, et ta siin tõmbab, et ta, kui ta siin näiteks Eestis või Soomes tõmbaks ringi, vaat see oleks õudne. No mine tee, kurat, ma ei tea, minge sinna Taisse, siis tehke oma trikkese. Ma ei tea, ühe mehega mul oli ka see, et lõpuks ma ütlesin talle, too see kuradi tai naine siia, las ta tuleb meile koristajaks. Kui sul on nii kohutav mingisugune, mingi tõmme nende, vastu, nagu ma ei tea, ma ei osanud enam midagi muud välja, sest muidu oli tore olla, aga oli vaja ikka mingit sellist asja. Et olla rohkem flexible nagu. Okei, ilmselt mina seda vastust ei anna tavaliselt. Aga tead, Anu, tunnike on juba läbi saanud, aga oota, me peame rääkima veel ilust. Ma tean, kõik tahavad kindlasti teada, aga ma ei viitsi sinuga rääkida selles mõttes ilu teemal, et ma ei tea, tuleb magada, tuleb vett ju, me teame kõiki neid asju. Nüüd ma tahan teada neid asju, mida sa oled avastanud päriselt niimoodi, et vau, vot see on asi, mida ma teen ja jään tegema ja võib-olla kõik naised seda ei tee. Ärme räägi nendest asjadest, mida me kõik teame. Räägi nüüd ilusaladused välja, sest ma tean, sa pead lippama, aga me peame veel selle rääkima. Need on see on nii kallis info, et ma ei tea, kes ma raatsin seda. No anna meile midagigi. Ma mõtlen, mis see ikkagi see põhiline asi on, et see on vitaalsust nagu säilitada. No me ikkagi, ma ütlen, meestest tuleb lahti saada mingi hetk, sest nad on ainult koormaks. Vaata, praegu ma olen üksi, on ju. No mul on paar silmarõõmu Soomes, on ju. Aga kurat, neist tuleb lahti saada. Ausalt, mingis vanuses. Kui sest nad ei tee sulle elu lihtsamaks, sest ma täna tunnen, et mul ikkagi mingi hetk hakkas see kriipima, et kus sa tuled, mis sa teed, naine on rohkem kontrollitud kui mehed. Mehed võivad lubada palju rohkem endale. Ja ma nagu see, et
ma tahaks oma asja teha, no mul oli mehega ka see teema, et ta tahtis, et me töötaks nagu perefirmas ja pere hüvanguks. Ja see, kui ma ühel hetkel ütlesin, et ma ei taha selles kuldses puuris elada, ma tahan teha oma asja, mis paneb minu südame helisema, et mul oleks ka tore. Et noh, tuleb osata lahti lasta siis sellisest võib-olla mugavusest. Et no nüüd ma räägin ise endale natukene nagu vastu on ju, et olge aga koos on ju ja ära lase nagu siin minna. Aga samas täna ma tunnen, et kui mul ei ole seda meest kukil, siis ma õitsengi nagu, ma teen seda, mida ma tahan, ma lähen kuhu ma tahan, kellega tahan, ma olen iseseisev naine, mul on finantsiliselt peab olukord muidugi hea olema, see ei saa olla nii, et sul ei ole pappi. Et see on ka õudne, siis sa kärbud kohe ära. Kui sa ei saa iga nädal massaaži ja kui sul ei ole raha maniküüris ja pediküüris käia siis ja juuksuris, siis on pekkis. Et enne jätke söömata, teate, seda ma soovitan. Selle ma avastasin ka, et peale 40. eluaastat soovitan mitte üldse süüa, nüüd inimesed söövad siin. Et enne jätta söömata, aga need nagu basic asjad võiks olla korras, sul peab olema oma finantsiline kindlustatus. Ja selle sa saavutad ainult siis oma ajuga. Nii et sa ei anna meile ikkagi ühte kilo. No ma ei tea, no mida sa tahad teada, tõusen hommikul üles, joon klaasitäie kuuma vette. Need on nii tavalised asjad, mida kõik inimesed ju tegelikult teevad. Seda ma ei tahtnud. Ma tahan midagi. No ma ei ole närvihaige, no ma ei lähe närvi iga väikse asja pärast. Me ei ole selline stressaja tüüp või ma mõtlen, kui elus on kõik kohutav olukord, ma mõtlen, no ja mis siis? No ja mis me nüüd siis teeme? Kas ma suren ära nüüd või? Ja mõtlen, et kui ma saan hakkama mingi kohutava asjaga, no mis mind pannakse, vangi pannakse siis või. No, kuidagi selline asi, no, sest me muretseme liiga tühiste asjade igapäevaselt on. Tööl on asjad kehvasti ja kõik, ma ei tea, sõbranna on nõme ja kõik sellised asjad. Ma ei nagu savi, no on nagu on, no mis siis... No ma ei lähe närvi, ma ei tea, ma söön mingid tablette ilmselt, mul kohutavates hunnikutes toidulisandeid muidugi. Mul polegi normaalset toitu aega süüa, sest ma pean kogu aeg sööma, sest toidulisanditega on nii, neid tarbi enne söömist, neid pärast söömist 2 tundi, neid sööb vahepeal. Ma ei saa süüa sellepärast, et ma pean kogu aeg neid tarbima. Ja võib-olla need ka, ma ei julge mitte midagi ära jätta nendest enam, tõesti 2 riiulitäit neid, ma söön neid igapäevaselt. Mul on ka meeleolu tabletid, mis on ka looduslikud tegelikult. Ma ei hakka siin ühele teatud firmale reklaami praegu tegema, aga ma ei tea, ei ole vaja kannatada, et kui sa tunned, et sul on selline, et sa oled ärev inimene või sa oled liiga kergesti lähed endast välja või stressi, siis selle jaoks on abivahendid olemas. Ma ei tarbi narkootikume, ma olen tarbinud narkootikume ausalt, kui mul olid need mölluaastad seal 30-ndates proovinud igasuguseid asju järgi, ma üldse ei ürita väita, et ma ei ole mingeid asju teinud, aga ma arvangi, et elus peabki kõik asjade järgi proovima, sest muidu sa ei tea, muidu sa targutad nende kohtade peal, mida sa ei tea. Aga need asjadele tuleb õigel ajal nagu piir panna või lõpetada ära. Sellepärast ma ütlengi, et nooruses on mingid asjad lubatud, siis seal hiljem on ka, keskeas on ka mingid asjad lubatud, vanaduses on kõik asjad lubatud. See ma mõtlen kogu aeg, kui ma hästi vanaks saan, mina küll hakkan, kanep mulle ei mõjunud, see ei toimi minu pool. Aga mingid muud sellised, ma ei tea, mina võtan küll killukese LSD-d või midagi, kui ma vana mutt olen ja tuju on sitti. Kõik sõbrannad on ümberringi ära surnud ja šampanjaga enam ei mõju ja kurat, mina tarbin küll ja mina arvan siis, kui mina jõuan selleks sinna ikka, siis on see täiesti normaalne. Arst kirjutab mulle lausa välja selle, ma arvan. Nii et pole midagi. Ühesõnaga, et ma mõtlengi, et selline nagu natukene selline chill ellu suhtumine.
et ärge minge iga sitta asja pärast närvi nagu. Et no läks nüüd, no juhtus, noh, ma ei tea, mille peale ma nüüd viimati läks, no mille peale, mul torud plahvatasid kodus veetorud ja naabrid on kõik, kurat, keegi ei ole kodus, keegi ei ole nõus kodus olema ja töömehed kadusid mul nüüd ära nädalaks ajaks ja ma võiks täiesti, noh, ma pean tööl vahepeal käima ja siis ma pean torumeestega seal jaurama ja ma võiks täiesti endast välja minna. Ja ma mõtlesin, mingi taga persse. Te ei tule? Tulete nädala aja pärast. Ongi parem. Noh, ühesõnaga mul on tegelikult mul need torud plahvatasid, põhitoru, see kõige õudsam toru plahvatas mingi 1,5 aastat tagasi ja mul ülemine naabrimutt tagasi nüüd saad, ma saan kõik ära rääkida. Lihtsalt põgenes kodust, sest ta ei tahtnud oma just valminud vannitoa remonti vaata uuesti. Ma saan tast aru, ma saan aru. Aga kuna mul on nii suur korteri, mul on 2 WC-d, siis mul oli täiesti savi. Ma mõtlesin, okei, sinul on seda korterit, enda korterit vaja, sa ei saa ju redutada kuskil, ma ei tea, kus on, ma läks Hispaaniasse vahepeal igale pool. 1,5 aastat ma ootasin, et ma saaksin enda tualettruumi korda ja ma ei läinud üldse närvi. Ja nüüd on torumehed minu juures ja nüüd nad ütlevad ka, nad nädalaga ei tule. Ma saan, kurat, pidasin 1,5 aastat vastu, pean veel 1,5 kuud, et mitte midagi ei juhtu. Ühesõnaga see suhtumine nagu, et no las ta siis läheb, no mis siis on, no mis siis juhtub, no ei juhtu midagi, no kõik elu läheb normaalselt edasi. Ehk siis jah, selline natuke selline chill vibe. Tead, Anu, ma arvan, et see on ideaalne punkt meie tänasele episoodile osale. See on väga hea mõte, mida ma arvan, meil kõigil natukene vaja läheb, et natuke kergemini neid asju võtta, kergemalt lasta minna. Nii et ma saan sulle ainult öelda, Anu, aitäh sulle, et sa tulid. Ma arvan, me nägime kõik täna Anu seda hea tüdruku poolt ja ka seda poolt, mida me oleme harjunud nägema. Nii et tõesti oli põnev ja tore. Oota, ma pean sulle kingitused. No kus muidugi ilma kingitusteta ma ei lähe kuhugi. Kas need lilled on ka mulle? Issand, need on... Need on kunstlilled, mulle ei meeldi kunstlilled. Need lilled siin laua peal on päris lilled ja need anname me sulle tõesti pärast kaasa, aga ma ei hakka neid... Koos vaasiga või? No ma ei tea, kuidas see mõeldud oli. Aga Maile Beauty poolt on kingitus ja ka meie toetaja Placenta Active'i poolt. Nii et saad veel ennast poputada, kingitusi tuleb. Ja tõesti suur aitäh sulle ja aitäh kõigile, kes siin koha peal vaatasid ja kaasa lasid. Tõesti oli lahe. Nii et ma ei tea, on sul veel midagi öelda, kus me veel sind näha saame, kus saad endale veel reklaami teha, mis podcast'e kuulama peab, kust? Ma teen Hea tüdruk podcast'e Delfi taskus ja siis Puuduta mind saadet ja Hommikuseks staariga ka Õhtulehe veebis. Väga hea, nii et ma soovitan tõesti minna vaatama. Aitäh!